Me käime siin oma maja koridore pidi iga päev ringi, me teame täpselt, mis siin ruumides toimub, näiteks selles ruumis tehakse, ei tehta siin ruumis, siin koridoris igal juhul on koht, kus toimub dubleerimine. Siin loetakse praegusel hetkel sarjale peale eestikeelset teksti ja see sari on otse loomulikult Kodus ja võõrsil. Home and away. Palun ära sisene, salvestus ja ole hästi tasa. Tere! Toimub silt, et vaikust saade. Esimest korda olete televiisoris. Me mõtlesime, et see on tavainimestele. Kui teleinimene tuleb, siis ta võib igale poole minna. Ei või minna, siin käib töö. Meil on siin üks fänn, kes on tahtnud alati pealelugemist proovi. Tere, Margus. Nii. Ma tahaks proovida Kodus ja võõrsil lugeda täpselt nii, nagu peab. Oled sa kindel, et sa loed seda täpselt nii, nagu peab? Pipa, sa oled mu lemmiknaine. Sa oled surnud. Ei, Alf elab, ärge jamage. Alf on täiesti olemas. Kui ma olin 4-aastane, siis oli Alf 75. Kuidas ta ikka veel elab? Kas me võiksime proovida? Absoluutselt, tule istu siia. Kuidas see käib? Sul on pilt siin jookseb. Kõigepealt istud. Kodus ja võõrsil 7440 jagu. Oluline on see, kui sa loed, et sa annaksid edasi seda meeleolu, nende tegelaste meeleolu. Kas sa tead, kes on Colby, kes on Dean ja kes on Willow? Absoluutteer, jah. Tean. Need on sul head sõbrad. Aga issand, ma olen neid lugenud juba nüüd mitu tuhat. Alguses on sisu kokkuvõtte eelmisest osast ja see on... Nii, Robi, sinu elu unistus täitub nüüd. Wow. Kas olete valmis? Alustame. Kodus ja võõrsil eelnevalt. Sa pead aru saama, et minu perel on õigus Jai elus osaleda sama palju kui sinu omal. Ma mõistan. Sa ei jäta mulle valikut. Millest sa räägid? Ma lähen kohtusse ja hangin pojaga suhtlemise õiguse, mida sa ei saa ära võtta. Kui arvad, et kohtu ävardamine... Stopp! Ma ei saanud mitte midagi aru, mida Robi rääkis. Ole sina ise, sa proovid praegu originaali jäljendada. Millest te räägite? Ta nii. Kui sa arvad, et kohtuga ähvardamine sunnib meid meelt muutma, siis on sul luulud. Meie oleme mina ja Amber minu poeg. Viga! Sa saad selle. Viga! Minu arust sa ütlesid juba mimi vahepeal. Minu poeg. Võtame sama häälduse, mis originaalis on, ta on Jai. Just. Jai. Miks see nii raske on, ma ei saa aru? Minu arust sa peaksid teadma täpselt, kuidas hääldada õigelt nimesid, sellepärast, et sa väidetavalt oled kõiki neid osasid vaadanud. Võib-olla ma kõiki ei ole vaadanud. Ja algus ei olnud ka hea. Kuidas nii madalat häält nagu sul saab? See on papa-mamma värk, see ei ole... Eelnevalt. Asi on siis tõsine, me proovime ikkagi nii hästi kui võimalik, korda mööda, vähemalt mina olen üksinda siin boksis ja Margus siis kuuleb, kui midagi pahasti on, siis korrigeerib ja proovime teha võimalikult autentse ja õige asja. Kas ma olen halvim vend maailmas, kui tunnen, et on lahe olla, kui Tanet pole lähedal? Võib-olla vist jutte kõige halvem. Sa peaks mind rahustama. Tean, tegelikult on väga mõnus, kui ei pea end tagasi hoidma. Ikkagi veider, et ta kadus kohe, kui garaažis tööle hakkas. Või siis on ta nördinud, et ma teda jälle kontrollin. Täpselt nii. Naudime hoopis vabadust, kuni saame. Sa oled tark naine. Ma tean. Veel mõned seriaalid ja sa võiksid juba minna seda koju harjutama. Ma võtan sõnad tagasi, see on palju raskem, kui ma arvasin. Mis siis ära ei ole? Loed maha, hei Mäkk, vabandust, et segan. Tegelikult see on ikka väga keeruline. No tegelikult ei ole. No tegelikult ikkagi on. No tegelikult on see harjumise asi. Ma peaks kuidagi hääle madalamaks saama. Ja siis võib-olla veel mõnusalt kähistama saama. No ma ei tea, Margus, minu jaoks läheb nii raskeks. Näita korra ette, kas ma ei saa asjadest aru või ma ei suuda nii kiiresti lugeda, et no... Kodus ja võõrsil. Sa pead aru saama, et minu perel on õigus Jai elus osaleda sama palju kui sinu omal. Sa tahad oma poja elus osaleda. Ka sinul on õigused. Sa ei jäta mulle valikut. Millest sa räägid? Meie oleme mina ja Amber ja minu poeg. Peaksin kohe võmmid kutsuma. Palun ära tee seda. Anna mulle veel üks öö ja kõik saab korda aetud. Sõidan nädalavahetusel linna, otsin kellegi kaubikut ära viima. Wow. Sa püha püsti. Mul tundus, et sul jäi ikka nagu õhku ülegi. No minu osa on tehtud. Me oleme valmis proovima ja Ari ja Mackenzie on. Ari ja Mackenzie on siis tegelased. No võib-olla mitte just kõige halvem. Sa peaksid mind rahustama. Tean, tegelikult on väga mõnus, kui ei pea end tagasi hoidma. Ikkagi veider, et ta kadus kohe, kui garaažis tööle hakkas. Peaksin talle helistama. Jah, tõesti võiksid talle helistada. See võib talle meeldida. Või siis on ta nördinud, et ma teda jälle kontrollin. Täpselt nii. Naudime hoopis vabadust, kuni saame. Sa oled tark naine. Mida? Ma tean. Kas meil läks sassi? Meil läks sassi. Mäkk on naine. Seda ma mõtlesin, miks sa vend oli.
meil läks natukene sassi. Jüri, ära karju nii palju, palun. Vabandust. Tõmba maha natuke. Kas ma olen halvim vend maailmas, kui tunnen, et on lahe olla, kui Tanet pole lähedal? Võib-olla mitte just kõige halvem. Peaksin talle helistama. Jah, tõesti võiksid talle helistada. See võib talle meeldida. Sa oled tark naine. Ma tean. Hei, Mäkk! Vabandust, et segan! Oled ta Tiini näinud? Ma ainult ämber. Ta teeb Tiini elu põrgu. Kuulge, päris hea, et teeme lõpu ka, et kes tõlkis ja kes lugesid. Tõlkis Robert Ruol. Tekstu lugesid Piret ja Juri Putšakov. Kas me oleme Piret ja Jüri Putšakov? Nüüd ongi nii ja me oleme abielupaar. Jaa, siin ta on, kutsuge elu 24. Piret Putšakov. Mis reedel teed muidu? Kallis, läheme restorani. Tõlkis Robert Rool. Teksti lugesid Jüri Putšakov ja Piret Laos, kes ei ole abielus. Kui me peaksime valima, siis kes võiks olla järgmine dubleerija? mis sa, Hardi, arvad? Ma arvan, et me jääme praeguse valiku juurde. Yeah!